Tere päevast! Tere! Aset on leidmas Euronet Plussiga koostöös Sky Media läbiviidav debattsarjast Citizens Corner, mille tänaseks teemaks on Euroopa Liidu diskrimineerimise vastase seaduse vastuvõtmine ja selle takistused. Eestikeelset debatti juhin mina, Sky Media Euroopa uudiste saatejuht Liis Amor. Oleme siin Brüsselis Euroopa Parlamendi meediaruumis. Otseülekannet debatist saab vaadata internetis retrofm.ee/Euroopa uudised või aadressil euronet+inside.eu, kui valida ülalt Special Events. Küsimusi väitluses osalejatele saab edastada läbi Twitteri, kui kasutada teemaviidet #CitizensCorner ja Facebookis klikates lehele Euronet Plus Official või siis Euroopa uudised. Meie eestikeelne vestlusring kestab 45 minutit. Meil on külas tegelikult kokku Eesti saadikud. Hetkel on meil 2, aga 2 on kohe tulemas. Ning üks valdkonna spetsialist, kes osaleb debatil telefoni vahendusel Eestist. Selleks inimeseks on Inimõiguste Instituudi nõukogu esimees Mart Nutt. Debatile järgneb sama teemal ka inglisekeelne vestlusring, kus osalevad juba ka teised külalised. Tutvustan praegu siin olevad Eesti saadikuid Marju Lauristin ja Kaja Kallas. Tere! Tere! Praegu on kehtestatud võrdse kohtlemise direktiiviga üldine raamistik, kusjuures erinevalt määrusest ei kohaldu direktiiv otse kõikides liikmesriikides, nii et on tegelikult antud üsna vabad käed sellega. Ja Euroopa Liidus võrdse kohtlemise õiguse tagamise sõltumata isikute usust või veendumustest või puudest või vanusest või siis seksuaalsest sättumusest pakkus Euroopa Komisjon tegelikult välja juba aastal 2008, aga seda on blokeerinud erinevad Euroopa Liidu riikide valitsused. Et meie uurimegi, mis on nende blokeeringute taga, harutame lahti, kui olulisel määral esineb liikmesriikides inimõiguste rikkumisi, väärkohtlemist rassi, usu, etnilise kuuluvuse ja ka seksuaalse orientatsiooni pärast ja kuidas sellega tegeletakse, et asi läheks paremaks. Liikmesriikide ehk siis Euroopa Liidu nõukogu taga asi ongi veninud, sest et Euroopa Komisjon ja parlament sooviks juba ammu seda ühtset ja toimuvat diskrimineerimise vastast seadust. Ja meiega on liitunud ka Yana Toom. Tere! Tere! Alustame küsimustega. Mida teie arvate, head saadikud, millised on võimalused, et see ühtne ja toimiv diskrimineerimise vastane seadus Euroopa Liidus vastu võetakse? Marju Lauristin. Seda on ju praegu raske ütelda, sellepärast et mina olen just nimelt selles komitees, mis tegeleb Euroopa Liidus inim- ja kodanikuõiguste kaitse ja migratsiooni küsimustega ja ma pean ütlema, et meil on olnud juba mitu selle seaduse eelnõu teemalist arutelu komisjonis ning isegi meie komisjoni sees need vaidlused on ikkagi veel väga ägedad ja ma pean ütlema, et ma olin üsna üllatunud, kui ma kuulsin oma komisjoni kaaslaste suust selliseid repliike, et nagu me juba 2009. aastal rääkisime või see juba 2010. aastal oli suur probleem ja nii edasi, nii et mulle tundub, et mitmes asjas need vaidlusküsimused on nagu klammerdunud teatud vastasseisudesse ja ka nendel aruteludel, mis ma komisjonis nägin, lahendusi veel ei olnud näha tegelikult, sest need on ikkagi tõepoolest maadevahelised vaidlused ja Euroopa Parlamendis on asju, kus need maade erinevused ei tule nii välja, aga see on küll teema, kus on selgesti näha, et ütleme kas või katoliiklik Euroopa ja protestantlik Euroopa on eri meelt. Selge. Vaatame, kas Inimõiguste Instituudi nõukogu esimees Mart Nutt soovib midagi öelda selle kohta. Nii et mitte esimees. Aga selle direktiivi suhtes jah, kui vaadata seda aega, mis on selle direktiiviga aruteluks kulunud, siis see on, võib öelda, et Euroopa Liidugi raames suhteliselt pikk, sest direktiivide arutelu on ju tihti peale küllaltki aeganõudev, aga nüüd 2007. aastal, kui see käivitati ja 2015. aastani, siis see ajavahemik on muidugi tegelikult, võib öelda, lubamatult pikk. Kui nüüd vaadata neid selle vajadust selle direktiivi järgi, siis ma arvan, et see vajadus on olemas ja ma ei ole nüüd otseselt kuulnud, et ükski riik ütleks, et seda direktiivi niisugusel kujul vaja ei ole, eriti mis puudutab näiteks siin puuetega inimeste
inimeste paremat kaitset, aga nagu ikka kipuvad niisugused arutelud sumbuma detailidesse ja kui ma vaatan siin ka Eesti arutelu, muide, aga sellest on kaua möödas, millal Riigikantselei esitas omapoolsed seisukohad, need on aastast 2011, siis ma jagaks nagu need probleemid nagu kahte valdkonda ja ma eeldan, et need probleemid võivad olla ka mitmetel teistel riikidel samalaadsed. Üks küsimus on see, et võib-olla rohkem filosoofiline küsimus, et kui palju peaks reguleeritama Euroopa Liidu direktiiviga, kui palju peaks jääma see liikmesriikide pädevusse. Ja siin Eesti on rõhutanud seda, et liikmesriikide pädevuses võiks näiteks olla erivanuseliste inimeste kohtlemise küsimuses suurem iseseisvus ja kõiki ei peaks direktiiviga liikmesriigile ette kirjutama. Ja teine, mis tuleneb majanduslikust võimekusest, kui siin on nagu näiteks see säte, et puuetega inimestele teha nii ametiasutused kui ka eluruumid paremini ligipääsetavateks, siis Eesti puhul rõhutatakse seda, et see, kui näiteks tuleks juba olemasolevaid hooneid hakata ümber ehitamine, et see käib nagu ühiskonnal üle jõu, nii et see on võib-olla nagu selline vaeste riikide probleem. Aga jah, tulles tagasi siis alguse juurde, mulle tundub, et nagu sellist vajadust, et selline direktiiv on olemas, et selle taga on küllaltki suur konsensus. Aitäh teile. Vaatame, mida Kaja Kallas teie arvate sellest? Kas on vaja seda ühtset ja toimivat diskrimineerimise vastast seadust või liikmesriigid ise peaksid igaüks ise sellega tegelema? No kui meil on ikkagi inimeste vaba liikumine, siis see peaks olema ka erinevate riikide vahel inimeste vaba liikumine, siis peaks olema vaba liikumine võimalik ka liikmesriigi sees, mida tegelikult osadele inimestele praegu ei ole. Kui me räägime selles mõttes näiteks puuetega inimeste ligipääsust, mida ka see diskrimineerimisvastane direktiiv siis käsitleb. Ja kui vaadata seda, et tõepoolest see on võtnud väga palju aega, ja kõik see aeg on nagu raisatud aeg, kui vaadata, osad liikmesriigid on palunud siis, kui seda arutati erandit, et pikendada seda üleminekut, ka Eesti oli nende hulgas, siis see aeg on ammu möödas, see pikendusaeg. Ehk siis selle aja jooksul oleks saanud kõik need investeeringud juba ära teha. Et miks sellega on selliselt miks seda on pidurdatud? Ma ka tutvusin, kuivõrd ma ei ole selles komitees, kes selle teemaga tegeleb, aga tutvusin nende taustadega, mis need siis põhjused on ja tõepoolest sealt tuleb väga selgelt välja, kui erinevad me ikkagi oleme erinevates liikmesriikides ja millised on erinevad probleemid ja kahju, et täna siin ei ole siis EPP esindajat ehk Tunnekelamit, kes on nagu just seda fraktsiooni esindamas, kes kõige tugevamalt seisab selle vastu, et saaks ka nagu seda pilti, et meie oleme kindlasti liberaalidena väga selle poolt, et kõikidel inimestel oleksid võrdsed võimalused. Ja sotsiaaldemokraadid on siin teatavasti ka väga liberaalsed, nii et meie poolt ka siin takistusi ei ole. Ja ongi näha, et siin on osa asju seotud muidugi selliste praktiliste teemadega. See, mida Mart nüüd nimetas, see puuetega inimeste puhul, et tegemist on just nagu väga kulukate õigustega, siis ma arvan, et ühelt poolt võib ütelda jah, ega vanalinnas, eks ole, maju ümber ehitada ei saa, aga teie poolt see ei saa olla üleüldine niisugune ettekääne, et mitte vaadata siiski igas konkreetses majas või igal konkreetsel tänaval, kuidas ikkagi tegelikult on tagatud, et inimene näiteks ratastoolis pääseks igale poole ligi, kus vaja on, kuidas on tagatud see, et inimesed, kellel on kuulmis-nägemisraskused, saaksid kasutada kas või kõiki, ütleme kas või isegi igasuguseid aparaate ja nii edasi. Ja meie selles komisjonis, seal näiteks meil on üks liige, komisjoni väga aktiivne liige, kes töötab, ta on kurt ühesõnaga ja tal on kogu aeg see abiline ja see on näha, et ta on tegelikult väga arukas. Ta kõik tema need nii-öelda ideed, mis ta ütleb, on kõik hästi kaalutud ja nii edasi. Tal see sama abiline võimaldab olla täisväärtuslik komisjoni liige. Kui me mõtleme, kui palju on Eestis neid inimesi, kes puude tõttu meile tundub, et nad ei saa olla täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, tegelikult nad saaksid väga hästi olla. Kui neil oleks tagatud kõik need samad võimalused, siis me küsime, mis
siis see hind on, mis on inimese hind, mis on inimese võimete kasutamise hind. Ma arvan, et seda ei saa taandada, ma ei tea, ehitusmaterjalite või mingisugust sellist asjade hinna peale. Aga ikkagi sellest peab rääkima ja siin ongi see punkt, mis peaks olema üle Euroopa Liidu tõepoolest niivõrd selgelt ühine, et tagada inimestele siin võrdsed võimalused. Ja ma arvan, et siin mingid rahvuslikud või kultuurilised erinevused tõepoolest ei peaks küll mitte mingiks takistuseks olema. Ja kui on vaja siin mingisugust materiaalset tagatist, siis ma arvan vastupidi, kui meil oleks juba see vastu võetud see direktiiv, siis ilmselt oleks ka võimalik paremini saada Euroopa rahasid ja kasutada neid otstarbeka. Indrek Tarand, mida teie arvate, et millised on need peamised takistused sellise ühtse ja toimiva diskrimineerimise vastase seaduse Euroopa Liidus vastuvõtmise juures, et kõik tunneksid ennast võrdselt? Põhimõtteliselt kõik ei tunne ennast kunagi võrdselt, see on väga isiklik, kuidas inimene ennast tunneb, aga õiguste ruum peab muidugi olema selline, et kõigil on seal ühtemoodi. Ma arvan, et takistusi on praegu kaks. Üks on poliitilise tahte puudumine ja teine on niisugune bürokraatlik takistus. Just eile näiteks oli siin selline üritus, mille korraldas lennufirma EasyJet ja nemad on 8 aastat uurinud puudega inimeste õiguste nagu garanteerimist siis lennureisi algusest kuni lõpuni. Ja see oli päris huvitav, näiteks kõige rohkem kriitikat sai Manchesteri lennujaam, kus üldse ei pidanud olema asjad hästi, aga ma olen seal ka ise olnud ja tegelikult näinud, et asjad on suhteliselt, nad toimivad. Et see viimane aste, mis ütleme meie poliitika tegijad ja ühiskonnad tervikuna peavad tegema, on jõuda sellele mõistmisele, et puudega inimeste õigused on põhimõtteliselt inimõiguste probleem. Ja ka teiste vähemuste, mis iganes õigused, see on inimõiguste probleem, et see ei ole näiteks puudega inimeste puhul meditsiini või sotsiaalabi probleem. Ja kui see vaimne hüpe või krõks käib ära, siis ma olen suhteliselt optimistlik, et asjad võivad liikuda tõesti ka dokumendi poole, aga palju olulisemalt ikkagi selle poole, et päris elus olekski nagu ideaal. Aitäh. Jana Toom, mida teie arvate, kas liikmesriikidel jätkub siiski seda poliitilist tahet, see lõplik dokument vastu võtta ühiselt kokku lepitud kujul ja kas see lisatakse sellisel juhul siis ka kõikide liikmesriikide põhiseadusesse? Kas teie näete sellist aega? Ma olen kindel, et see on täiesti võimalik, aga vaadake, see draft on tõesti pärit aastast 2008, praegu on aasta 2015 ja me ikka arutame asju, just millest Marju rääkis, et me rääkisime sellest 5 aastat tagasi umbes nii. Ja seal on tegelikult minu teada 2 põhilist sellist vastuargumendi, vastu nagu argumenti, mida kasutatakse. Üks on see, mida Marju ka mainis, et konservatiivsemates riikides kuidagi väga ei taheta anda vähemustele võrdne juurdepääs sotsiaalsetele hüvedele. No näiteks, ma ei tea, vara jagamisel või siis kaasa surma puhul teatud hüvitustele ja nii edasi. See on nagu üks probleem. Teine muidugi puudutab need puuetega inimeste probleeme, sest tagada neile juurdepääs haridusele, teenustele, kaupadele, see on kallis. See on kallis ja vaadake, näiteks Eesti ratifitseeris siis, kui me Kajaga veel olime mõlemad Riigikogus, oli vist aasta 2012, kui ma ei eksi, puuetega inimeste kaitsekonventsiooni. Ega see nende elu, olgem ausad, Eesti riigis ei parandanud. Aga direktiiv on see asi, mis on täitmiseks kohustuslik. Ja siis hakkabki iga riik mõtlema, et kas me ikka saame hakkama, kus me ikka raha saame. Ja no ega nad väga nagu ei virise ka, ega me need väga ei näe ja nii edasi. Selles mõttes takistused ongi puht praktilised. Ma tean, et näiteks vastu on Saksamaa esindajad, Rumeenia, Poola, igaühel on kindlasti mingisugune oma nagu nägemine asjast. Aga selge see, et asi tuleb lahendada ja diskrimineerimine tuleb keelata mitte ainult tööturul, nagu ta on praegu näiteks Eestis, vaid ka laiemalt. Ma tahtsin siin just lisada, et vaatame, mis meil praegu toimus töövõime reformiga. Kui see direktiiv oleks olnud juba vastu võetud, kui oleks see arusaamine olnud nii-öelda kontides, et tõepoolest tegemist ei ole niisuguse mingi erisektori küsimusega, vaid see on
põhiline inimõigus, et puudega inimene saab võimaluse normaalselt kaasa rääkida, töötada ja nii edasi, siis ei oleks tekkinud ka meil töövõimereformiga võib-olla nii palju arusaamatus ja nii palju pahandust, sellepärast et just see ühine alus oleks võimaldanud ka seda, et need inimesed, kes kas tööle saamiseks peavad mingeid lisavahendeid saama või isegi kui nad ei ole tõepoolest võimelised töötama, et ka nende inimväärne elu peab olema tagatud. See oleks juba enne, see alus oleks olnud olemas. See, et me ise ratifitseerime selle konventsioonis ei ole, nagu Jana ütles, seda survejõudu. Nii et ma arvan, et see on väga oluline. Aga see ei puutu muidugi ainult puudega inimesi, seepärast näiteks üks niisugune vähemusrühm, kellest meie komisjonis ka väga palju on juttu olnud, on mustlased ja mustlaste olukord üle terve Euroopa. See on üle-euroopaline probleem, aga tegelikult mustlaste olukorras tegelikult kajastuvad väga paljud vähemuste probleemid ka võib-olla natuke nõrgemal kujul, ka on mustlaste tegemist, kus sul on tagedasti rassi küsimused ka taga. Aga ikkagi ma arvan, et siin oli ka näha, selles samas väikses veetilgas tekkis nii palju erinevusi, nii palju vaidlusi ja see näitab, et ikkagi on vaja seda ühist raami, ühist alust. Ma lihtsalt korra seda võib-olla täpsustaks veel, et direktiiv tähendab ikkagi seda, et ta tuleb liikmesriigi õigusesse nagu üle võtta, ehk siis seadusi vastavalt muuta, et nad direktiivi oleks kooskõlas, et ta ei ole otse kohalduv. Aga mille osas on ka vaidlus, on ju tegelikult see, et osad liikmesriigid ütlevad, et kui direktiiviga minnakse allapoole, et meie standardid on kõrgemad, aga samas vastuargument on see, et te saate alati teha kõrgemaid või paremaid tingimusi, seda ju keegi ei keela, et igal juhul selles suhtes küsimus on selles, et kas seda nagu harmoniseerida ja küsimus on ka selles, millest ma saan aru, et osade liikmesriikide vastuseis on, et kas Euroopa Liidul on siin pädevus nagu üldse sekkuda sellistes küsimustes, aga arvestades tõepoolest, nagu Indrek ka ütles, et tegemist on ikkagi inimõigusega, siis nendele inimestele, siis on see ikkagi baas, mis võiks olla Euroopa Liidus kõigil ühtne. Nüüd me oleme rääkinud väga palju puuetega inimestest, aga tegelikult on ju ka teised elemendid, et küsin, kui palju peaks direktiivi iga säte kaitsma peamisi diskrimineerimiselemente. Need on siis vanus, seksuaalne sättumus. Ega ei kaitsta diskrimineerimiselemente, kaitstakse inimesi diskrimineerimise eest. Et puuet, usutunnistust, veendumusi ka, aga seksuaalset sättumust samuti. Milline peaks olema teie arvates iga nimetatud vormi osa tähtsus selles direktiivis? Mitte võib-olla protsentides, aga ütleme nii, et kuidas te hindate? Seda ei ole võimalik nagu matemaatiliselt nagu rehkendada, et meil on teada 6 selget alust, mille põhjal on diskrimineerimine keelatud. Punkt. Ongi nii, et nad lihtsalt keelatud. Me ei saa öelda, et me ei saa, umbes nii, et me ei diskrimineeri 2 lesbit, ma ei tea, 3 puudega inimest ja nii edasi, see oleks absurd. Et lihtsalt totaalne keeld. Ongi asja mõte. Tähendab, siin räägime ikkagi nagu tõesti selles õiguste keeles ja juttu ei ole mitte lihtsalt õigustest, jutt on inimese põhiõigustest. See sama Euroopa põhiõiguste harta räägib ka ikkagi põhiõigustest ja diskrimineerimine nendel põhjustel, olgu see siis usu, rahvuse, rassi, regioosse kuuluvuse, seksuaalse orientatsiooni, soo alusel on põhiõigustes juba välistatud ja keelatud ja siin ei saa neid kaaluda, et üks põhiõigus on põhilisem põhiõigus ja teine põhiõigus on vähem põhiline põhiõigus. Et põhimõtteliselt just see, et kui sa oled näiteks teistsuguse seksuaalse sättumusega, sa ei ole kuidagi kehvem inimene sellepärast, et see on nagu see põhi või sul on nagu mingi sinu uskumused ei tee sind kehvemaks inimeseks, kellel oleks vähem inimõigusi. Siin, kui me juba selle juurde jõudsime, siis komisjoni eelmine õigusküsimuste ja põhiõiguste volinik Martin Racherts ütles möödunud aasta lõpul, et tema arvates üks neist sättumustest on kõige tähtsam ja see on siis anda inimesele valida see, kes ta tahab olla siin elus. Ehk siis LGBT inimestest on jutt, seksuaalvähemustest. Tema arvab, et need vähemused peavad olema kindlasti kaitstud palju rangemalt liikmesriikide tasandi seadustega, sest et praegused õigused on neile liiga nõrgad ja siin FRA tegi uuringu eelmisel aastal, et tuli välja, et pea pooled LGBT inimesed vastasid, et neid diskrimineeritakse ja nad ei saa üldse vabalt
elada, et mis te olete, kui kaugel tulevikus tagatakse rangemalt ja häid tulemusi nendele inimestele anda sellised õigused, nad tunneksid ennast tõesti inimestena igas Euroliidu riigis, et kas me veel elame siis, kui need õigused on kõikidele nendele tagatud? Ma tahaks kõigepealt osutada, et kõigepealt kõrge volinik eksib, öeldes, et igale inimesele tuleb anda võimalus olla see, kes ta tahab, et kui me hüppame tagasi nüüd puudega inimese juurde, siis võib-olla puudega inimene ei taha, et ta on ratastoolis, vaid sellest hoolimata tuleb selle õigusele. Aga mina isiklikult olen näinud siin parlamendis seda, et seksuaalvähemuste õiguste kampaania on kordades tugevam kui näiteks pimedate, kurtide või jalutute õiguste kampaania. Ja see on ilmselt mingisugune ajastu vaim või niisugune hoovus. Ja ma ei ütleks, et mina tahaks sellist lahutatust näha. Ma tahaks, et mõlemad liiguksid võrdse hoovusega ja täpselt nii, nagu need 6 tunnust on, et mille alusel ei tohi diskrimineerida, et mõlemad oleksid nagu pardal. Ja ma ei võtaks ühte kilbile ja ütleks, et see on nagu maailma kõige tähtsam küsimus. Nad on kõik koos komplektis. Võtame ikkagi teistpidi. Võtame selle inimese, kellel need probleemid on. Või võtame selle ema ja isa, kelle lapsel on need probleemid. Tema jaoks on need probleemid kõige tähtsamad maailmas, sest need on tema lapse probleemid või tema probleemid, eks ole. Ja just selle tõttu me räägimegi põhiõigustest, et need on iga inimeseks olemise eeldused. Ja kui me võtame nüüd teistpidi, eks ole, ja hakkame siis arutama, et aga näete, nende inimeste hulgas on inimesi, kes võib olla mingis asjas käituvad valesti või arvavad valesti, aga kõikide inimeste hulgas, ka nende hulgas, kes ei ole puudega, ei ole mingisuguse orientatsiooniga ja on ikkagi on paremaid ja halvemaid, on targemaid ja rumalamaid, aga see ei ole enam küsimus põhiõigusest. Ja selle tõttu ma arvan, et isegi see küsimus, keda rohkem või vähem, selles mõttes nagu ei ole võib-olla õigustatud, kuigi kui rääkida nüüd tähelepanust, siis ma olen ka sellega nõus, et võib-olla me oleme liiga harjunud sellega, et näed, inimene näeb halvasti ja see ongi tema mure, las ta õiendab, las ostab mulle prillid. Ja arvesta näiteks sellega, et võtame kas või uus tehnoloogiaga, võtame kõik need samad elektroonilised vidinad, väga tihti nägemisprobleemidega inimeste jaoks ei ole kas kasutatav või mõjub nende nägemisele veel nii palju halvemini, eks ole, et ta kaotab üldse töövõime. Nii et näiteks ka niisugused asjad, võtame kas või inimese õigus, kellel on nägemisega probleemid, saada abi isegi näiteks kas või mingit rahalist toetust selleks, et ta saaks omale kas või prille muretseda. Väga paljudes maades see kuulub loomulikult kas või töökohal selle inimeste õiguste hulka, meil sagedasti seda niiviisi ei arvestata. Nii et need on võib-olla tõesti need igapäevased erisused, mida ei märgata, sest nad on lihtsalt nii levinud. Marju, mul tuleb meelde näide Eesti ajaloost, kui seaduse Riigikogu tegi, et töökohal kahjustunud nägemise eest tööandja peab ostma või 50% prillide kulust maksma ja ma mäletan, ma töötasin Välisministeeriumis ja diplomaate tabas hoogne nägemise kaotus ja me nägime, et see oleks läinud maksma peaaegu 2 miljonit krooni vanas rahas, kui kõigile oleks prillid ostetud ja kahjuks see jäi ära. Ma vabandan, ma ei tahaks olla nagu ebaviisakas saatejuhi suhtes, aga tegelikult see küsimus iseenesest on sellise diskrimineeriva alatooniga, ma ütleks. Et umbes nii, et kes väärib rohkem, kes vähem kaitset. Ja see, millest rääkis Indreks, on jumala õige, aga tegelikult asi on ju selles, et teistsuguse seksuaalse sättimisega inimesed, nad on lihtsalt terved inimesed. Selles mõttes, et jalad, käed olemas, ratastooli all ei ole ja seetõttu nende lobi ongi nagu palju paremini kuulda. Aga meie poliitikuna kindlasti ei tohiks nagu selle reha peale astuda, et me nüüd kuuleme ainult neid, kes kõvemini häält teevad. Siin on ka küsimus võib-olla selles, meie selles Liibe komisjoni arutelus tuli see väga hästi välja, et seksuaalse suunitlusega inimeste probleemidesse ühiskonnas üldiselt suhtutakse mõnikord, ma ütleks, inetult. Solvavalt, inetult, see diskrimineerimine ei ole mitte selles mõttes materiaalne, et ei saa trepist üles, vaid see on väga palju psühholoogiline. Just täpselt, see on ka väga... Ja meil näiteks seal võtsid sõna, mida on üldiselt ju harva kuulda. Et võtsid sõna
parlamendi liikmed, komisjoni liikmed, kes avameelselt rääkisid oma sellest samast seksuaalsest orientatsioonist, olukordadest, kuhu nad on selle tõttu sattunud, sugugi mitte polnud nad kuskil mingitel marssimiste või sellega seotud üritustel, vaid tavaelus, eks ole. Ja see tegelikult, ma arvan, on väga oluline, et me saame aru, et inimesi võib diskrimineerida mitte ainult niisuguste, palju raha maksvate mingite abivahendite puudumise kaudu, vaid palju rohkem inimesi diskrimineerime oma sellise igapäevase suhtumisega. Ja ma arvan, et selle tõttu ka tuleb välja see niisugune erinev teravus. Aga kui me vaatame ka puuetega inimeste probleeme, seda, kui teravalt on meil puuetega inimesed praegu ikkagi välja tulnud seoses töövõime seadusega, siis ei saa sugugi ütelda, et siin nagu vähe on seda niisugust teravust ja et siin ei ole emotsionaalset ja väga sügavalt ka hingelist niisugust külge, hingelist kannatust, mis kõige sellega kaasneb. Ja ma võib-olla veel ütleks seda, et tõepoolest, nagu Jana ütles, et kui need erineva seksuaalse sättumusega inimesed, et nad on terved ja neil ei ole tõesti, võib-olla ei ole vaja suuri investeeringuid, et seda diskrimineerimist nagu ära hoida, aga see on just see kiusamine, millest Marju rääkis, et see jõuaks ka kõikide inimeste arusaamisesse, et see on tegelikult kiusamine selle põhjal, kes nad on ja seda ei tohiks tolereerida. Kui me nüüd mõtleme siin natuke aega tagasi meie kooseluseaduse arutelude juurde, et siis näiteks mina ka, kui ma käisin inimestega rääkimas ja inimesed on nii kurjad ja ma küsin, et aga mis teilt ära võetakse selle tõttu või mis teil halvemaks läheb, et keegi saab õnnelikuks. Mina olin üllatunud sellest, et inimestele läheb teiste elu nii palju korda, isegi kui neilt võete midagi ära, eks ole, nad ei pea midagi maksma, eks ole, nende elu ei lähe sellest kuidagi halvemaks, et kellegi teise elu läheb paremaks, ometi inimestel oli väga suur vastasseis sellele. Mis te arvate, mida siis vaene Vera Jourova peaks siis tegema, kes on võrdsuse volinik? Ma ütlen, et vaesekene, mitte vaene. Et see võrdse kohtlemise direktiivi seadusena siis saaks seda kuidagi kiirendada või tõhustada? Siin ei olegi muud teha kui oma tööd, sest üks poliitiku töö ongi pidev nagu pushimine, et muud ei ole. Lihtsalt rääkida läbi ja üritada kuidagi selgeks teha ja leida konsensus ja nii edasi. Aga see on, ma saan aru, kõigi poliitikute töö ja näiteks Marju, kes on selles komisjonis, ilmselt saab sellega veel halli juuksed endale juurde veendes oma kolleege. Aga mina ei ole selle teema raportöör, mul on omad võiks öelda, need asjad, millega mina pean tegema otseselt komisjoni liikmena, ma muidugi räägin kaasa kõigis nendes aruteludes, aga ma näen, et need inimesed, kes komisjonis väevad seda teemat, tõepoolest nad on sellega tegelenud kaua aega ja nad on sellele väga pühendunud ja see, et see arutelu tegelikult toob välja väga palju ka selliseid üksikasju ja detaile ja nii edasi, see pika peale ilmselt veenab ka teisi. Ma kujutan ette, et peale meie viimast arutelu, kus oli tõesti väga tõsiselt juttu sellest samast seksuaalvähemuste probleemist ja tõesti komisjoni liikmed ise tulid julgesti välja ja nii edasi. Väga paljudel läksid silmad lahti tegelikult, sest need olid tegelikult hirmuskenad inimesed, kes seal sõna võtsid ja kellest just nagu, et oi, me ei arvanudki, niisugune nägu oli paljudel peas. Ma arvan, et see on väga oluline, et inimesed tajuvad seda või kui see sama meie kuulmispuuetega inimene seal ise räägib, eks ole, sellest, mis temale on osaks saanud. See veenab väga palju või meil on ka näiteks just kui räägiti mustlastest, siis meil on ka Rootsist üks meie komisjoni liige, eks ole, kes on mustast päritoluga ja kes kogu aeg mitte ühegi teemaga seos ei unusta toomas sisse seda oma kogemust, mis on. Ma arvan, et see on väga tähtis, et see pikk arutelu aeg siin Euroopa Parlamendis, kus tulevad tõesti eri maade, eri kultuuride inimeste kogemused nagu ühte tuppa kokku. Et see aitab võib-olla paremini lõpuks üksteist veenda niivis, et kui see seadus või direktiiv vastu võetakse, siis see ei ole mingi abstraktne asi, vaid kõik on veendunud, et nad on teinud midagi, mis on tõesti õige. Ega proua Jouroval ei olegi siin tõesti muud teha, kui nagu öeldi, oma tööd teha, tulla ikka jälle ja kõik need asjad on ju kõneks, ega tema pole neid alustanud, ta peab nüüd lõpule viima, aga ta ei saa neid ka ilma selleta lõpule viia, et parlamendis ei jõuta siin omavahel üksmeelele.
Siin on muidugi see vastik koht, ma vabandan, et vahepeal lihtsalt muutub parlamendi koosseis. Ja siis nendes liikmesriikides muutuvad parlamentide koosseis, siis tuleb otsast peale nagu alustada. Just täpselt, see on ka probleem. Aga kuna seda on juba tehtud, ma saan aru, paar koosseisu, siis enam seda nagu suurt väga sellist pikka ootusperioodi ees ilmselt juba ei ole. No asi on ka selles, et tulnud on nüüd rohkem neid Ida-Euroopa esindajaid, nagu siin mingid tähendab pidi meie oleme, aga kui ma vaatan neid, kes veel rohkem Ida-Euroopast on, kus siiski kõik see diskrimineerimise teema oli ju kogu selle niisuguse kommunistliku retoorika ja ideoloogia poolt täielikult ära kaotatud ja peidetud, sellepärast, et kui kogu aeg igast torust tuli see, kui toredasti kõik elavad ja kui kõik on võrdsed ja nii edasi, samas puuetega lapsi ei tohtinud üldse välja tuua näidata, eks ole, puudega teematki ei olnud, sest olid ainult sõjaveteranid, rääkimata sellest, et ka näiteks seksuaalne kõrvale kaldumine oli kriminaalkuritegu ja nii edasi, siis idaeurooplased on tegelikult, võiks siis öelda oma niisuguselt arusaamiselt üldse põhiõigustest ikkagi väga palju maha jäänud. Tahtsin seda ütelda, et puht väga kitsalt tehniliselt vaadates volinik Jourova saab teha seda, et tulla kiiresti mingisuguse ettepanekuga välja, sest meie Euroopa seadusandlus on niisugune, et parlament ise ei saa seda algatada, komisjon peab algatama ja pigem võiks ta tulla kas või toore projektiga. Et siin majas leidub nagu teadmisi ja arvamusi ja seisukohti küll ja küll, et seda siis küpsetada. Vastasel korral, kui tema ise üritab nagu oma aparaadi kaudu saada mingit ideaalilähedast tulemust, siis see venib ja kunagi ei tulegi. Aga ühe nagu võib-olla humoristlikuma 30 sekundit, kui lubate. Et ma lugesin seda raportit, mis on ju väga põhjalik kõige selle diskrimineerimise kohta. See on niisugune amüsantne lugu, et 2010. aastal riigivisiidil Sloveenias viibides tegi Rumeenia president avaliku avalduse, et mustlased on niisugune rahvas, kellest väga vähesed tahavad tööd teha ja väga paljud nendest ilavad sellest, mida nad varastavad. Ja siis vastavalt mustlaste esindusorganisatsioon Euroopa Kongress, me peame muidugi ütlema Rooma nüüd tänapäeval, andis tema kohtusse ja kohus, kus olid õpetatud juristid, leidis, et kuna see avaldus tehti väljaspool Rumeenia territooriumit, siis ei saa presidendile trahvi teha. No, aga kui vaadata, ma lihtsalt veel selle menetluse juurde tagasi, et kui vaadata seda menetluse poolt, siis ega kõige suurem probleem tundub olevat ikkagi nõukogus, et saada see positsioon seal kokku. Ehk siis küsimus ei ole ainult volinikule, vaid küsimus on ka tegelikult eesistujamaale, kes seda peaks siis nõukogus, Euroopa Liidu nõukogus saame selle ühtse positsiooni nagu kokku, et eks seal on palju läbirääkimist kindlasti. No praegu on Euroopa Liidu kodanikud kaitstud rassilise võrdõiguslikkuse üldise direktiiviga, siis, mis keelustab diskrimineerimise tööhõives, tagab juurdepääsu kaupadele ja teenustele, annab sotsiaalse turvalisuse ja hariduse, kuid seda siis ainult rassilise või etnilise päritolu puhul, et kui tõhusalt on seadus puudutatud inimesi seni kaitsnud laias laastus liikmesriikides ja ka loomulikult Eestis? No Eestis on teatavasti meil 2 seadust vastu võetud. Üks on siis võrdse kohtlemise seadus ja teine on soolise võrdõiguslikkuse seadus, kui ma ei eksi. Aga vaadake, siis kui... kooseluseadust praegu me ei räägi selles mõttes, et direktiivist otse nagu tulenevad 2 seadust. Aga meil on muidugi see jama, vabandage väljendust, et meil on ainuke inimene, kelleks on siis Mari-Liis Sepper, kes on meil alustas nagu soolise võrdõiguslikkuse volinik, siis talle lisati aastal 2008 võrdõiguslikkuse seaduse üle järelevalve, aga rahad kuidagi unustasid lisada. Ja tulemus oli see, et 2 inimest pidid ombudsmani, tema ja tema sekretär, pidid siis pikki aastaid ombudsmani ülesandeid täita ja muidugi ei saanud sellega hakkama. Siis lõpuks tuli mingisugune raha, aga raha tuli Norrast ja just soolise võrdõiguslikkuse peale. Ja tulemus ongi see, et võrdõiguslikkust kui sellist Eesti riigis keegi nagu ei kaitsegi.
ja tegelikult kaebuste arv on suht väike, mis ei tähenda üldse seda, et probleeme ei ole, sest nagu me teame, näiteks totalitaarsetest riikides kaebuste arv on üldse 0. Nii et selles mõttes, et kaebusi on kõige rohkem just seal, kus on rohkem demokraatiat. Nii et selles mõttes kaitstud me oleme, aga mitte väga, ma ütleks, tõhusalt paraku. Nii et direktiivi on meile kindlasti vaja, ka Eestile. Tegelikult ongi nii, et siin enne nimetati, Indrek vist nimetas, et on 2 asja, et on poliitiline tahe ja bürokraatia. Mina tooksin siiski sisse väga tugeva tegurine kultuuri. Sellepärast, et ühtegi seadust ei saa täita, kui inimesed ei pea seda seadust õigeks või ei pea seda seadust tähtsaks või otsivad põhiliselt seda, kuidas moodi seadusest kõrvale hiilida. Ja ma arvan, et meil selle sama võrdõiguslikkusega, ma arvan, et see on väga palju ikkagi selle sama kommunistlikust propagandast jäänud niisuguse tülpimuse tõttu üldse sõnasse võrdõiguslikus suhtumises. On väga palju sellist, et mis teema see on või mis probleem see on ja nemad seal Euroopas on selle välja mõelnud. Ma arvan, et mida rohkem meie inimesed ise ringi käivad ja on ise ühel või teisel maal vähemuse olukorras või mida rohkem meie inimesed hakkavad nägema kas või nende perede probleeme, kus puudega lapsed kasvavad või mida vanemaks saavad meil need noored inimesed, kes mõtlesid noorest peast, et ega mind kunagi haigus ei taba ja mul kunagi ei ole neid probleeme, mis on inimesel, kellel on liikumisraskused ja edasi. Seda enam me hakkame aru saama, et need ei ole välja mõeldud probleemid, need ei ole Euroopa nii-öelda mingisuguste seadusandjate fantaasiad, vaid need on igaühe elu, igapäevase enesetunde ja hakkama saamise küsimused. Ja mis puutub selles, et kaebus ei ole sest mina olen olnud selles Euroopa Nõukogu, mitte nüüd selles Euroopa Liidu, vaid selles Strasbourgi suure Euroopa Nõukogu vähemuste kaitsekomisjoni eksperdina mitmes töörühmas ja on käinud paljudes Euroopa maades vaatamas ombudsmani tegevust. Ja on tõesti tõsi, et mida demokraatlikum on maa, seda rohkem on kaebusi. Mitte sellepärast, et see oleks rohkem rikkumisi, vaid sellepärast, et inimesed lihtsalt tunnevad oma õigusi paremini ja oskavad ka paremini nende eest seista. Nad usuvad ka lahendusse, nad usuvad ka, et sealt saab abi. Kokkuvõttes ongi nii, et paar küsimust on veel, aga me peame lõpetama tänase selle lõpetama 20 sekundi pärast. Indrek Tarand, soovisite midagi veel öelda? Jah, et rõhutan seda, mis Marju ütles, kultuur on tõepoolest see oluline võtmesõna. Ja meenub, et kui Eesti saab Euroopa Liidu eesistujaks 2018, siis minu elus juhtub niimoodi nagu break even, et ma olen pool aega elanud okupeeritud riigis ja pool aega iseseisvas riigis. Ma olen siis 54-aastane, mul on 2 kultuuri, siis enam-vähem tasakaalus. Nii et ega see ei tule lihtsalt kultuuri muutus. Mõelgem, kaebusi võib meil isegi vähe olla, aga mõelgem, kust me nagu oleme startinud. Ja kui me võtame nagu Hruštšovi sula, siis seal inimeste diskrimineerimine ja nende õiguste ahistamine võis küll nimetatud olla sula, aga see oli midagi totaalselt teist, kui me oleme tänases päevas. Suur aitäh teile tulemast siia meie külalisteks. Aitäh teile! Olge lahked!